isegi kui talle see ei meeldi, võib-olla ta pärast räägib sellest või arutleb selle teema üle või mõtleb sellele või paneb see mingisuguse ajusagara tal ikkagi tööle. Et ma loodan, et see ei tekita kohe sellist olukorda, et nüüd rohkem mina sinna majja ei lähe. Et meil oli draamas ühe lavastusega niimoodi, kus 2 naist ütlesid etenduse lõpus teineteisele niimoodi, et nüüd on meile jäänud ainult Estonia. Et ühe materjali pealt see hinnang teha, et see on päris karm. Tere tulemast taskuhäälingu teatrist Nuutrumiga avalikule salvestusele. Selles taskuhäälingus me räägime teatrist ja erinevatest teatri tegemisega seotud teemadest. Üldiselt me oleme vestelnud siin omakeskis ilma publikuta, aga täna on meie taskuhäälingu 5. saade ja kuna ka teema on publik pildis, siis tundus asjakohane kutsuda ka publik siia koha peale, et üheskoos siis sellele teemale otsa vaadata. Ja täna siin on vestlemas näitleja Tõnis Niinemets. Tere! Teatrivaatleja Pillerin Purje. Tere! Ja teatrijuht ja lavastaja Jaanus Nuutre. Tere! Ja mina olen selle taskuhäälingu juht Triinu Sikk. Mulle tundub, et seda me justkui teame ju kõik, et Eesti teatripublik armastab teatrit. Mulle tundub, et selle kinnituseks on iga aasta teatri statistika andmed näiteks. Vaatasin üle 2023. aastal, püstitati taas uus vaatajarekord 1,3 miljonit teatrikülastust aastas. 24. aasta kohta lihtsalt seda statistikat veel ei ole. Ja ka muud numbrid on tegelikult muljet avaldavad, kui need kõik teatrikülastused kokku lugeda ja etenduste vahel ära jagada, siis see tähendab, et umbes 185 vaatajat on ühel etendusel. Iga õhtu mängitakse Eesti erinevais paigus umbes 20 erinevat etendust. Meedias on sageli pealkirjad sellest, kuidas mingid teatripiletid on välja müüdud ja üldse kuidas ka mitte ainult teater, vaid ka kultuur on ju väga ikkagi populaarsed. Aga teisalt mulle tundub, et on viimasel ajal räägitud ka sellest, kuidas teatripublik võib-olla enam ei oska käituda, kuidas mingid käitumisnormid on ära unustatud või need on muutunud. Kuidas teatris vaadatakse telefoni, räägitakse sõbraga juttu, süüakse ja juuakse. Aga mulle tundub, et meie vestluse alustuseks ma palun teil, et teil kõigil on erinev vaatepunkt sellele publikule. Tõnis on iga õhtu või nii-öelda iga õhtu laval. Pillerin on iga õhtu saalis ja Jaanus on kuskil seal kulisside taga seda kõike natukene suunamas ja korraldamas või selle lavastuse taga. Nii et ma palun, et esimesena võib-olla kirjeldaksite, et milline on teie arvates see publik või see keskmine teatrivaataja täna 2025. aastal. Kes ta on? Milline ta on, miks ta teatrisse tuleb, kuidas ta teatris käitub ja on? Minu arust see on maailma kõige lihtsam küsimus, nii et ma ootan teie vastused ära, et siis ma ütlen. Mina mõtlesin, et ma lasen Pillerini alustada, sellepärast, et ta kindlasti on rohkem teatris kui mina. Et seega, ma arvan, et ta mõtestab võib-olla teatrit rohkem kui mina, et seega ma annan sõna järele kohe üle. Palun. Tänan. Juba hästi läheb meil see podcast, keegi ei taha rääkida. Mina arvasin, et see on maailma kõige keerulisem küsimus, lihtsalt sellepärast, et ma jäin kohe kimbatusse, kui öeldi, et keskmine vaataja. Sest et ma ei tea üldse, kes see tegelikult on. Kui me hakkame siin publiku muutumisest rääkima, siis ma võin pikki lugusid rääkida. Ma arvan, ma ise tõesti keskmiseks vaatajaks ei saa kvalifitseeruda, kui ma 180 õhtut aastal 2024 või 180 etendust aastas vaatasin, siis see ilmselt ei ole normaalne. Aga ma tõesti ei tea, sest et ühest küljest võiks olla siis väga selgelt statistiline, et kuidas ta on vanuseliselt või hariduselt ja nii edasi, aga see
tundub mulle ka järjest keerulisem, sest et ilmselt on ka erinevates teatrites erinevad publikud, erinevatel lavastustel erinevad, et mina jäin sellega hätta, minu meelest see on kõige raskem küsimus. Ja kas üldse on olemas keskmist kui niisugust, jah? Mina leian ka, et ei ole olemas keskmist vaatajat, aga mulle tundub, et see inimene on teadlik vaataja ja mulle tundub, et see inimene on enda aega hindav vaataja. Need kaks asja, mis mulle tundub, et kuhu on võib-olla üldse teater liikunud, et mida ta pakub või kes ostab teatripileti. See inimene tegelikult, ja ta on ka nõudlik vaataja, sest ta paneb oma raha, mida inimestel on aina vähem, sinna teatripiletisse, mis läheb aina kallimaks paratamatult ja ta paneb oma aja, mida on ka inimestel aina vähem vaba aega. Et ta võtab selle aja, raha, ta paneb selle piletisse, seega on ta teadlik, ta teeb teadliku valiku, sest et laual on väga lai assortiikarp, mille seast valida enda see meeldiv konfek ja lisaks sellele ta siis teeb selle valiku ja ta ootab ja tahab, et see oleks hea, see valik. Et mulle tundub, et see vaataja on selline. No ma ütlen, et aga nüüd, headus, võta kokku. Jaa, minu kolleegid siin eksivad, mina ütlen täpselt, milline on üks keskmine Eesti teatri vaataja. Ta on 45–50 aastane naine, kõrgharitud ametnik. Ja niimoodi räägibki üks teatrijuht. Kas sa tutvusid statistikaga või see on sinu enda tunnetus? Jaa, ma tutvusin statistikaga. Aga ma liidan sinna kõik need asjad juurde, mis tegelikult Tõnis ütles. Need on seal juures. Teadlik, sihikindel, et see pilet saada, kuna on väga palju tegelikult piletite nii-öelda seda defitsiiti. Ta on pigem haritud, ma ei mõtle nüüd kooliharidust, kui et juba kursis reeglina, mis ta vaatama läheb ja miks ta seda vaatama läheb. Ja kui võtta, et nii-öelda meil ka just oli teatris publiku uuring, aitäh kõik, kes osalesid ja teatrid teevad usinasti iga aasta publiku uuringuid ja ka ministeerium teeb, siis sealt ikkagi koorub välja see sama, mis ma ütlesin, isegi 45–55 pluss Eesti naine. Aga see on huvitav, et te mõlemad ikkagi tõite sisse selle teadlikkuse või selle enda otsuste nagu otsusekindluse või kuidagi, sest et kui me meenutame, siis eelmine aasta oli see kampaania Märka, et oled teatris, mis ikkagi just nimelt osundab sellele, et inimesed unustavad ära selle, millele ma enne ka viitasin, selle teatris olemise ja teatris käitumise, et mis selle teatris käitumisega siis juhtunud on? Ma oskan nii palju öelda, kui lavalt näed, et ühelt poolt me elame sellises maailmas, kus sa oled kogu aeg tahad olla kättesaadav, sa teed endast kõik sõltuva, et sa oleksid pidevalt kättesaadav. Et hea küll, inimestel on telefonid taskus, mis võib-olla suriseb, võib-olla korraks helendab, kes märkab seda, kes ei märka seda, aga inimestel on ka kellad käe peal, mis teevad erinevat huvitavat asja ja seda märkab inimene päris palju ja seda märkad ka tegelikult laval. Et see on üks huvitav asi, et ma hakkasin ükspäev mõtlema, et kas peaks olema enne etenduse algust juba palve, et palun lülitage oma mobiiltelefonid ja käekellad välja, et see lihtsalt segab etendust, paratamatult segab tegelikult vaatajal ka, sest et sinna käe peale tuleb, seda sa märkad kindlasti, sellega sa tegeled kohe, sealt sa saad vastata ja see on nagu iga muu asjagagi, et kui sa korraks sinna maailma lähed, siis sa oled korraks selle ree pealt niikuinii mitmeks minutiks maas. Aju ei suuda nii kiiresti ümber lülitab siia väga kiiresti, aga tagasi sinna teatrilavale väga aeglaselt. Seega mitu minutit on sul ümber kodeerimiseks aega. Aga mis puudutab teatris käitumist, ma arvan, et see ongi eelkõige selles, et me võime rääkida, et kuidas noored käituvad teatris või kuidas täiskasvanud. Tegelikult ma arvan, et me peaksime rääkima ainult sellest, kuidas täiskasvanud käituvad teatris, sest kui täiskasvanud oskavad olla teatris, siis ma arvan, et reeglina oskavad ka noored, sest et teater jah, on ka hariduslikul eesmärgil, aga ta ei saa päris nagu panna nüüd inimest nagu õigesti käituma. Et see tuleb ikkagi kuskilt kodust ja sellisest keskkonnast, et täiskasvanu ise peab nagu aru saama, et kuhu ta läheb, mida ta teeb
ta võiks olla selles mõttes adekvaatsem. Aga ma arvan, et see ongi see, et me oleme teinud endast nagu kõigile ja kogu aeg kättesaadavaks. Meil hakkab hästi kiiresti, nagu lastelgi, hakkab täiskasvanul ka tänasel maailmas hästi kiiresti hakkab igav. Nii kui kohe pead natukene keskenduma või korraks on laval igavam, nii sa mõtled juba korraks muid mõtteid, mõtled, näed, midagi surises, midagi põrises, et see mõte läheb kiiresti rändama. Ja ma arvan, et see ongi lihtsalt natukene keskendumises kinni. Aga muus osas, jah, igat teemat annab natukene võibolla üle siis paisutada või et mulle tundus, et tookord, kui selline suur, eelmisel aastal, kui see selline teatris käitumise selline artiklite laviin tuli, et siis ühelt poolt võib mõelda, et see oli kergelt üle paisutatud, teiselt poolt jällegi on vahepeal tore, kui käib mingi selline õhupallimull lõhkeb, et siis korraks me räägime sellest jälle või tuletame meelde, et Gert Raudsepp, ma ei mäleta, mis saates oli see Ringvaade või kuskil televisioonis, igal juhul ETV ekraanil ta oli, rääkis sellest ja siis ta ütleski, et on vahepeal tore, et kui me tuletame meelde mingisugused üldised käitumisnormid. Et ma arvan, et see sai tehtud, äkki on nüüd jälle 10 aastaks rahulik. Mul on jäänud mulje teatrijuhina ja lavastajana, et justkui saab kategoriseerida hooajateatrit ja suveteatrit ja seda käitumist seal minu arust erinevalt. Näiteks suveteatri puhul meil see suvi oli juhus, kust taheti tulla koeraga. Aga ta on ju nii väike, aga ta mahub mulle taskusse, aga ta ei urise, aga ta ei augu. Aga ma ütlen, aga kui seal on valjemad hääled, ehmatuskohad, no ma ei tea, aga ta on mul süles. Et lõpuks minu hea kolleeg oli selle koeraga siis seal ukse taga ja hoidis tema koera ja publik sai oma elamuse kätte. Koer ei saanud vist. Teine sama etendus, teine juhus, rinnalaps. Aga kui ta tahab süüa, ma nii väga tahtsin öelda, aga miks sa siis tuled? Et rinnalapsega suvelavastusele võib-olla natukene umbsemasse kohta võib juhtuda. Et siuksi näiteid on, et neid, mis ma praegu tõin, need näiteid, neid pigem leiab hooajateatrist vist vähem, ma arvan. Koeraga küll, jah. Koeraga küll. Ja publiku käitumist on ka, selles suhtes ma olen nõus, et täiskasvanu näitab ju eeskuju, aga meil on eri vanuses inimesi. Natuke või siis väga palju vanemad inimesed võivad ka teatud viisil justkui teinekord häirida natukene. On mul kogemus, aga see on nii pikk lugu, et ma võib-olla ei hakka seda siin rääkima lõpuni, aga ühesõnaga, kui kargud kukuvad või proteesid langevad või telefonid võetakse vastu, kui orhideedest räägitakse, kui norskama hakatakse, kui kiirabi tuleb, et ühe etenduse jooksul need kõik asjad muide, et on ühesõnaga, on erinevaid näiteid, aga põhiline ikkagi on ja jääb see, et siiamaani telefonid, kellad ja see telefoni nii-öelda isegi see, sa võtadki selle vastu ja ütled, ma ei saa praegu, ma helistan. Ühesõnaga, et proovi võimaluse kiiresti siis vähemalt see kinni panna. Teegline inimene ei tea, kus tal see telefon asub. See on ka kõige huvitavam asi muidugi, et ta peab alati olema kaasas, sa pead alati olema kätte saada, aga kui sind ta vaja kätte saada, siis sa tegelikult ei tea, kus see telefon on. Huvitav tendents. No Pillerin jah, mis see tõesti see publikust siis iga... No telefonidest mina võiksin lõputult rääkida ja mul on isegi alati väga kahju, kui ma pean oma vastukajades selle peale leheluumi raiskama, eks ole, selle asemel, et kirjutada lavastusest. Aga kui oli täiskasvanutest juttu, siis just see üks viimane hetk oligi see Alice Imedemaal noorsooteatris, kui ma olin tagumises reas. See on visuaalselt äärmiselt ilus ja siis mu mõlemal pool olid väikesed lapsed emadega ja mõlemad emad viibisid telefonis. Päris pikalt. Siis väike tüdruk ühel hetkel märkas siis niimoodi, ütles rõõmsalt, mis sa teed ja lükkas sellele ema telefonikaane kinni. Ma mõtlesin, et praegu sa veel teed seda, aga varsti sa võib-olla arvad, et see ongi norm, eks ole, et see on jah. Aga ma isegi, kui te soovite, siis ma kirjutasin üles paar juhtumist, kus näitlejad telefonidele on reageerinud. Ma ei tea, kas sul Tõnis on seda ette tulnud? On ikka. Või suhestunud kuidagi ja ma hakkasin otsima, et
ma leidsin ühe kõige varasema aastast 1997. Noh, ilmselt sellest ajast on see kõvasti ikkagi süvenenud, aga taevane ja maine armastus. Ei, see oli juhtmega, aga väga Ma ei pika tea, juhtmega. milline see oli. Aga Vanemuise väike maja 19. oktoober 1997, see oli Taevane ja maine armastus, Mati Undi lavastus. Saalis palju rahutuid koolilapsi, õiget mõistmise õhkkonda ei tekkinud, lõpupoole paar mobiilihelinat. Just vaiksetes kohtades Hannes Kaljujärv Indrekuna surus vihaga läbi hammaste monoloogi, sellele ei pea mõtlema, kui ei taha, et ärkaksid mälestused ja mälestuste mälestused. Või siis, mul ei ole neid nii palju. Amadeus Ugala suurel laval 28. veebruar 2012. Teise vaatuse alguses üpris esimeses reas hakkas mobiil mängima. Indrek Sammul salieerina reageeris muusikale, pöördus lahkelt saali, pole midagi, pange rahulikult kinni. Aidake, kes oskab, kas ma tulen, aitan ise. Ta oli väga lahke kogu aeg ja siis ta sisenes rolli uuesti. No, kuna see salieeri poolelt ju suhtlebki publikuga, et siis on see võimalik. Hamlet, Roman Baskini lavastus, seal Rakvere linnuses 7. august 2013. Telefon alustas laulmist loomulikult olla või mitte olla monoloogi ajal. Kõige tasasemal hetkel surra magada. Helin valjenes ei katkenud. Üller Saaremäe seiskas teksti, hoidis pausi. Siis sihtis teksti, siin peitub põhjus, miks viletsusel iga on nii pikk, hästi raevukalt sellele helistajale. Ja no neid näiteid võiks olla veel ja veel. Aga jah, ma ise tunnen ennast nii allergilisena, et vahel ma tunnen, et äkki ma reageerin üle või hakkan juba märkusi tegema siis, kui veel ei ole selleks aeg või ma püüan viimasel ajal ennast vaos hoida ja võib-olla närvid on ka paremaks läinud, aga viimati või üks erejuhtum oli Gorki Põhjas Linnateatris, kui mu kõrval ikkagi nii pikalt käis see sõnumite saatmine, et ma söandasin sosinal kuidagi märkuse teha ja siis ma sain pahase vastuse, mul on kodus väike laps haige ja praegu segate hoopis teie mind. Siis ma küll ütlesin, et ma ei tea, kas ta vahetas sõnumeid lapsega või lapsehoidjaga, et siis ma küll nagu sisistasin, et ärge tulge teatrisse, kui teil laps haige on, aga ilmselt ma rikkusin ka selle inimese tuju ära. Aga mis puutub vanemaid inimesi, siis mingi uus tendents on ikkagi see kuuldaval sosinal kommenteerimine. Päris tõsiselt seda ei olnud minu nooruse ajal. Et kas see tuleb mingist seriaali efektist või millest see tuleb, et see ikkagi ka segab päris tugevalt. See on väga hea tähelepanek, ma olen ka seda väga palju pannud tähele viimasel ajal. Jah, see on see asi, et sa ütled kaaslasele seda, mida te mõlemad nägite. Et see on üks huvitav asi, et tegelikult 2 nägijat on saalis ja nad ka mõlemad kuulevad ja siis nad kommenteerivad seda, et nägid, mis ta ütles praegu. Et see on kõige veidram lause, nägid, mis ta ütles praegu. Aga et see on nagu huvitav tendents, mida ma tooksin Pillerini nende nagu välja toodud näidete puhul on jah, et meil on ka palju teatrit nagu näiteks, ma arvan, et liigitub teatri alla, kui oled sa üksi laval, on see siis nagu stand-up teater või kuidagi selline, millega ma olen kokku puutunud, ma oskan lihtsalt tuua seal näidet, et see on selline, kus sul tõesti ongi nagu suhtlus saaliga ja sul on suhtlus publikuga ja see on siin ja praegu olukord ja see on siuke nagu kohati dialoog, kohati monoloog või kuidagi niimoodi. Ja seal on selline, et kui seal juhtub midagi sellist, siis esiteks sa ei saa seal silma kinni pigistada, et see asi juhtub. On küll helisetud telefonid, ma ütlen, palun võtke vastu, võib-olla on oluline asi, et aga see on seal keskkonnas justkui lubatud, see on nagu mängu osa. Aga ma loodan, et inimesed ei kanna seda sama nagu tunnet, et see on okei vastu võtta kuidagi nagu teise teatrivormi või nagu kuidagi, et seal tuleb teha vahet, et kus ruumis sa praegu viibid või mis on need mängureeglid, või mida sa vaatama lähed, muidugi see on ka huvitav jah, et inimesed tihtipeale tuleb keegi lavale ja siis ta võtab kavalehe välja ja teeb telefoniga selle valgeks, et vaadata, kes see lavale tuli. Jah, seda võiks ka teada, et mida sa siis vaatama lähed, aga ütleme, et võib-olla ongi palju tahta. Võib-olla ongi kogu selle info müra ja kõige valguses, võib-olla ongi palju tahta, et inimene tunneks kõiki, kes lavale tulevad. Aga üldiselt jah, et ma arvan, et see ikkagi kandub sinna kuidagi telefonidesse ja sellesse, et me tahame olla kogu aeg kõigest nagu osa. Minu arust nagu teater ongi see võlu, et sa paned korraks selle nagu elu kõrvale. Jah, kui sul on kodus haige laps, siis ma tõesti pigem soovitan, et ole kodus haige lapse juures. Ta on ka rõõmsam, kui sa seal oled. Võib-olla on ta kunagi tänulik, et sa ikkagi valisid tema, mitte teatri. Aga laias laastus, et küll seda piletit keegi teine tahab, kui me vaatame statistikat. Ma ei tea, sul see küsimus on, Triinu, aga
ma tahaks ühe koha pealt kiita ka publikut, mis mulle avaldab muljet siiamaani, mida välismaal enam ei kohta või vähemalt väga vähe kohtab. Et kui minnakse teatrisse, siis see on sündmus tihtilugu ikkagi. Suveteatriga veidi teistmoodi, hea küll, aga muidu see riietus. Sa teed ikkagi mingi soengu, sa paned teistsugused riided, sa tegeled sellega ja minu arust on see väga lugupidav nii sellele teatrile endale, see vormile enda suhtest, teiste suhtes, mulle see väga sümpatiseerib ja minu arust on sellega nagu pigem veel hästi. Ma ütleks ka, et on veel hästi ja ma tahangi öelda ja sekundeerin, et selles mõttes, et jah, et inimesed on, aga ma arvan, et see tulebki sellest sündmusest, et esiteks sa said selle pileti, see on see õhtu, kus sa lähed välja, sa oled pannud oma selle nädala kultuurisündmuse näiteks teatri peale või oma selle kuise ainsa kultuurisündmuse oled pannud teatri peale. Järelikult sa tahad sellest õhtust, sa tahad seda nautida, sa tahad minna välja, võib-olla sa pidanud sõitma teisest linnast sinna, mis tähendab seda, et see on paras nagu väljaminek sulle, sa tahad seda nautida ja siis see on lahe, kui seda ka nauditakse. Et seega ma ütlen ka, et me siin tõime välja nagu mingisuguseid negatiivseid asju, aga tegelikult olukord ei ole üldse nii nagu tume. Sest see oli esimene asi, mis mind šokeeris noort lavaka tudengit, kui me käisime kursusega Londonis, olime seal mitu kuud ja käisime palju teatrites, siis need kapuutsidega, jopedega, dressidega, igatepidi ma ei suutnud aru saada sellest, kuidas see võimalik on, sest olime harjunud justkui muuga, et see hetkel veel vist ei ole kandunud minu arust siiamaani. Ja seal on see normaalne, et sa lähed toiduga ja välisriietega, see on selline kinostiil, et teater on ka selline kiirtarbimine, nagu on tänapäeval, milleks on muutunud kohati võib-olla kino, et see on ka, sellest me räägi üldse, sellest me peatu, ma olen võib-olla liiga käima, et kuidas inimesed kinos on, et see on ikka selles mõttes teater on veel väga heades kätes. Aga vaat just käis see mõte läbi, et just nimelt, et see teater on ikkagi sündmus, et see pileti saamine võib-olla on sündmus. Mul tekkis selline küsimus või mõte, eriti kuna meil on siin Tõnis ja rahamaa on meil ju kuum teema, et siis kas on ka mingi erinevus selles, et ütleme nendele lavastustele, kuhu on raskem pileteid saada, kas seal käitutakse siis kuidagi viisakamalt või paremini? Ma arvan, et ei, mul tekkis tunne, et inimesed muutusid selle 5 minutiga, kui piletid ära olid müüdud, nagu momentaalselt need, kes ei saanud piletit, hästi vihaseks. Ja siis tekkis hirm, et mis siis saab, kui see inimene, kes on seal maruvihane praegu, kirjutavad sadades kirjades teatrisse neid vihaseid kirju, et mis siis, kui ta üks hetk saab selle pileti? Et mis siis saab seal saalis, kui ta lõpuks kohal on, et mis tundega ta siis vaatab seda asja, et kas on siis tõesti see tunne, et nüüd ma olen kohal, näidake nüüd mulle seda asja, mida ma ei saanud enne, et kas ta on selleks hetkeks maha rahunenud või ta ei ole ikka veel või tekkis korraks see pigem hirm, et ei, ma ei ütleks, et see tegelikult laias laastus kuidagi erineb, ma arvan, et inimene on tänulik, et ta on sinna saanud ja lõppkokkuvõttes ei ole midagi halba, kui üldse kultuurisektoris on mingites osades defitsiit. See ei ole üldse halb. Ja kõiki asju meie maailmas niikuinii ei näe. Et mis siis ikka? Et ega siis elu seisma sellest ei jää. Et see on tore, kui on midagi, mis on kohati võib-olla kättesaamatu. Võib-olla sa hindad seda siis rohkem, kui sa seda näed, aga lihtsalt käitumises ma arvan, et see laias laastus midagi ei muuda. Ma ei tea, kas rahamaaga nii on olnud, aga meil naisterana needusetendusega on olnud mitu korda, et ma tulen oma tooliga või et ma kuulan ukse tagant. Need siis, kes piletit ei saanud, eks ole? Kes ei saanud, jah. Ja aga võiks öelda, et ukse taga, seal on nii kallis pilet. Seda te küll ei jaksa osta. Ja see oma tooliga, see on... Aga kuidas teile tundub, kas ikkagi natukene veel selle käitumise ja teatri kuidagi käitumisnormide poole vaadates, et kas teatrid kuidagi peaksid võib-olla paremini suunama seda, kellele see lavastus on mõeldud, et äkki see teinekord see oskamatus käituda on tingitud sellest, et inimene ei tea, mida ta tuli vaatama, et ta eelhoiak on võib-olla kuidagi vale ja siis läbi selle ta tunneb igavust või? Ma arvan, et see oskamatus käituda ikkagi ei sõltu sellest, vaid see peab inimeses endas olema mingi kasvatamatus. Et minu meelest üks hoiak, mis võib-olla on ka kaasa tulnud ja mis ühes kultuuristuudios, ma kahjuks nüüd ei mäleta, kes see naisterahvas seda väga täpselt ütles, et kõige hullem sõnapaar on kultuuri tarbimine. Et
et tegelikult see, et sa teatris oled dialoogis sellega, mis laval toimub, sa publikuna, see on elus asi, sa vastutad selle eest ise ka või sa ei ole selline passiivne lösutaja, et näidake mulle. Noh, minu meelest ei saa sellist hoiakut olla, noh kindlasti kellelgi on, aga et selles mõttes nagu ma ei usu nendesse vastandustesse, et öeldakse, et on niisugune osalusteater. Noh, kindlasti ongi, kus sa aktiivselt oled, aga see ei ole nii erinev, et tegelikult su sees võiks olla see, et sa oled kogu aeg dialoogis sellega, mis laval on. Sinu reaktsioonid või sinu kohalolek mõjutab seda või energiavahetus või kuidas keegi iganes seda nimetaks. Et sa ei ole see klient, see ei ole minu väljamõeldis, eks ole, et klient kuningas restoranis sa ei ole, et sellepärast mulle ei meeldi ka eriti, kui toiduga võrreldakse üldse lavastusi või tehakse neid toidukujundeid, et see on natuke teine või väga palju teine asi. No mulle tundub jällegi siin seda, et ma ei leia, küsimusest lähtuvalt ma ei leia, et teater ei kommunikeeri ennast tänases pildis piisavalt. Ma arvan, et kommunikeerib piisavalt. Kõik info on igalt poolt leitav. On see sotsiaalmeedia, on see koduleht, on see mis iganes pileti ostu, nagu siis see kanal, kus iganes sa piletid ostad, ka seal on olemas info. Tegelikult mulle tundub, et inimesed võib-olla me räägime mingisugusest hulgast inimesest, me ei räägi nagu üldmõttes publik, et mingisugused inimesed lihtsalt ma arvan väga ei keskendu, mida nad vaatama tulevad. Mõni isegi ei tea, millest see lugu räägib, kes seal mängivad, mitte midagi ei tea ja lõpus on maru vihane, et näiteks ei meeldinud. Aga kas sa üldse teadsid, mida sa vaatama lähed? Suuresti tuleb välja, et tegelikult võib-olla isegi ei teadnud see lugu, ei teadnud võib-olla millest see on, kaua kestab, see on ka väga suur piinarikas asi, kui jumal asi on mitu tundi pikk. Et tegelikult on see, et korraks lihtsalt süvene sellesse, mida sa vaatama lähed ja sealt juba asjad nagu loksuvad ise paika, et muud ei olegi. Et lihtsalt on vaja korraks keskenduda sellele olukorrale. Nüüd rääkis Tõnis siis mitte keskmisest teatrikülastajast. Ja see on tõsi, et tihtilugu on nende samade lavastustel fenomen see, kus piletit pole saada, et sinna tulebki väga palju seda mitte keskmist tegelikult, sest vaadatakse, nii palju läheb piletit, peab ka ostma. Ja siis tihtilugu ongi, sa ei tea, mida siis vaatama lähed, aga et nii palju ostetakse, järelikult on hea. Et sinna satub minu arust see publik. Mulle meenub see näide Linnateatris, kui oli suvelavastus Sünnipäevapidu ja kus oli nagu mingi väga tugev niisugused lahkelid publikuga, aga enamus ei olnud süvenenud, et see on Pinter ja et see ei ole üldse mingi lõbus lahke sünnipäevapidu. Ja olid siis pahased teatri peale. Et see ongi see näide kuidagi. Aga jah, ma ütlengi, et inimeste täpselt nagu selliseid näiteid saab tuua nii teatris kui teatri väljast, et jah, et mul oli sõbral bänd Seeliku tükid. Ja läksid esinema ühte kultuurimajja, täiesti kõrvani lugu. Kõik rahvast tuli kohale, maja täis ja siis said aru, et see ei olegi Seeliku kütid. Ja kukeprillid oli ka bänd ja samamoodi, sama efekt. Et kõik läksid kohale, aga ei olnud kukerprillid. Et tegelikult kui sa nagu korraks, ma saan aru, seal ongi see, siin ongi väga lihtne eksitada, aga lihtsalt, et kui lihtsalt tuleks korraks nagu süveneda, võtta mõni minut ja tegelikult vaata see info läbi, et muud ei olegi, et ainult sellest, et sa oled kuskile pileti saanud, sellest ei piisa. Tegelikult ega mõned inimesed ei suuda ka nii palju süveneda, et nad mäletaks, mis päeval nad teatrisse tulevad. Et nad tulevad, mõnikord tulevad nagu päev või 2 hiljem, ütlevad, mul oli pilet. Tegelikult sul ei ole suuresti midagi teha, kui on välja müüdud lavastused, ega sa ei pane kedagi sülle teda istuma sama koha peale. Et jah, muud ei olegi, lihtsalt pead korraks keskenduma. Mulle tundub, et selle publiku ja publiku käitumise üks tahk on ka see, et kuidas teile tundub, kas meil võiks olla rohkem mingeid selliseid lavastuse kõrval, mingeid toetavaid vorme, ma ei tea, vestlusi, mingid teemasse sissejuhatusi, just nimelt, mis ka võib-olla kuidagi aitaksid sellel publikul rohkem nagu teada ja teadvustada endale, et mida ta tuleb vaatama, võib-olla lihtsustada mõnes mõttes talle seda, kui on mingi keerulisem teema. Ma olen võib-olla hoos, aga ma võin alustada. Et tegelikult ma oskan rääkida Draamateatri pealt. Draamateatri teeb näiteks selliseid asju. Teatud lavastuste puhul on selline kohtumine, ehk siis nagu mingisuguse kas siis teema laiendamine või mõtestamine, et selle asi on link, ongi kohtumine publikuga, kas see toimub siis enne etendust või mingisugusel muul reeglina enne etendust, et kes tahab, saab natukene selle teemaga minna süvitsi.
samas ma leian seda, et see on väga tänuväärne ja sinna tulebki kokku see hulk inimesi, kes seda võib-olla laiendust tahab või on huvitatud sellest teemast. Et samas ma leian, et näiteks minu jaoks televisioon on liikunud sinna suunda, et kõiki asju üritatakse läbi mingisuguste kas mängude või asja teha nagu hästi seksikaks mingit saadet, et lihtsalt nagu vestelda või lihtsalt nagu mingisuguses teemas olla süvitsi, seda nagu keegi ei viitsi kuulata, et teeme ikka mingi mängu ka, et siis on nagu kihvtim või seksikam. Et ma ei arva, et kõiki asju peab tegema hästi selliseks nagu meelelahutuslikuks või siis panema nagu hästi palju siukse need õhupalle ja vilesi külge, et tekitada selle nagu kuidagi siukest tähelepanu sellele asjale. Et jah, kui sa mingit teemat laiendad, on mingisugune arutelu, vestlus, väga tore. Ma lihtsalt arvan seda, et tegelikult vaataja ei ole rumal. Vaataja tegelikult on väga tark, kõike ei pea nagu kandikul ka ette viima, et nüüd see tähendas seda ja siis ta saab minna koju, et väga palju ise mõtlema ei pea. Et minu jaoks lihtsalt nagu tegelikult vaataja on tark, ta võiks natukene ragistada aju ka, natukene olla kaasas, et kui sa kukud seal, on mingi tempo liiga suur, sa kukud ree pealt maha, midagi pole parata, proovi tagasi peale saada või selles mõttes, et muidugi ma räägin iseendast, kes räägib hästi kiiresti ja siis nagu inimesed hädas, et ei jõua järgi. Et see on see, et mina arvan, et tuleks ikkagi ise nagu oma mõttega olla juures ja panustada, aga jah, teatud võib-olla siis tegevused on selles mõttes ka vajalikud, et just seda noort inimest sinna teatri juurde saada. Et teater ei ole ainult vana inimeste kogunemiskoht. Et noor inimene reeglina, ütleme, vanuses 13 kuni 14, 15, 16, mida tal on vaadata, et kas ta siis vaatab juba täiskasvanute asju, kui ta on teatriteadlikum või ta vaatab veel neid noorte asju, et reeglina see on see sektor, keda tuleks kuidagi nagu võib-olla hakata meelitama või tema jaoks on vaja teha mingi sellist võib-olla lisaasja. On see siis kas või ringkäigud teatris või kuidas iganes, aga reeglina ma arvan, et täiskasvanud inimene on teadlik vaataja ja võiks olla nagu süvenemisvõimega. No selles mõttes on hea näide see kurjus, eks ole, Endlas, kus ongi noortega vestlusringid pärast seda ja küllap neid on veel neid noorte lavastusi. Ja Must Kast teeb ju neid publikuga kohtumisi ja et selles mõttes. Ma arvan ka, et see ei pea olema igal asjal, aga võib-olla see sõltub ka konkreetsest materjalist ja sihtgrupist siis, jah? Ma arvan, et see võiks olla nendele, kes seda tahavad. See tähendab seda, et ma ei kujuta ette, et saame enne foyees kokku, ma räägin sulle ära, mis sa nägema hakkad, et siis sa saad aru, et nagu sa ütlesid, et publik on piisavalt tark, et ise sinna sisse hüpata ja pigem ei tahakski neile midagi ette öelda. Et just nendele, kes hiljem tahavadki näitlejaga selle teema üle arutleda, nendele teha neid arutlusvõimalusi, aga neid lisasündmusi, et kuidagi selgitada, mida te nüüd nägema hakkate, siis see ei ole enam teater või kuidagi. Ma ei lase sellel fantaasial publikus tekkida enam. Ja mis puudutab noori, siis ma arvan, et kõige parem, mis meil teatris, kuidas on ka on kogemus, et tullakse vaatma näiteks mingit ajaloolist materjali tükki ja hiljem nad siis teevad kas see või mingi asja, mida nad siis nägid. Kuidas mida nemad võtsid kaasa sellest avastusest. Ja siis nad arutavad ja arutlevad klassis. Et minu arust see töötab küll kenasti. Ja muidugi, kui me tahame, ilmselt me hüppan juba kuhugi ette, eks ole, seda kuidagi laiendada, et noored oleksid niimoodi siis kaasamine läbi selle, et tule teatrisse ja vaata, mis teatri seal kulistidega toimub näiteks, mis ruumid meil on, et siis see on see võimalus, et kuidagi neile teha atraktiivsemaks, aga ma nüüd hüppasin natuke edasi. Põhimõtteliselt lisasündmused, ma arvan, võikski olla nendele mõeldud, kas või nagu see podcast siin, keda see kotib justkui. Nojah, ja et ikkagi tegelikult see on see sama teadlik vaataja, keda tõenäoliselt see lisaüritus huvitab, kes tegelikult, kellel juba on niigi neid teadmisi. Ja. Aga siit publiku kaasamise ja meie podcasti juurest, ma arvan, on hetkeks õige aeg, et pöörduda meie siinse tänase publiku poole. Kas vahepeal on tekkinud mõni küsimus võib-olla, mõni kommentaar või mõte? Jaa. Ei, võta mikrofon pärast ise salvestusse. Nii, murra. Mina olen Sigrid. Minul on selline küsimus,
et kuidas on tänase podcasti külaliste soovitused, et kuidas siis seda noort teatrisse rohkem saada, sest see on selline never ending või iial lõppev küsimus, on olnud juba võib-olla isegi 10 aastaid pildis, aga täna on see kindlasti aktuaalne. Aitäh. Mina olen oma, siis kui me Viljandis lõpetasime kursusega, tegime lavastuse 13, mis oli siis Merle Karusoo, ma olen 13-aastane, kuidagi tuules või sama metoodikat kasutades tehtud. Tegimegi noortele, käisime rääkimas noortega, mis on need teemad, millega nad kokku puutuvad. Käisime koolides, nad said kirjutada täiesti anonüümselt, ausalt oma eilsest päevast ja millega nad siis tegelevad. Ja siis, kui sa mõtled, et no millega see 13-aastane tegeleb, küllap ta käib kenasti koolis ja tuleb koju ja siis käib trennis ja õpib ja loeb raamatuid ja on lihtsalt siukene tore nunnu inimene, siis ega reeglina 13 ja ütleme sellises vanuses, nagu me siin enne välja tõime, 13-15, reeglina ta teab juba maailmast väga palju ja kõike ja ilma filtrita. Ja teeb ka juba elus päris palju asju. Et kuidas neid teatrisse saada? Ma arvan, et see ongi lõppematu siukene rännak või teekond või küsimus enam-vähem sama, kui sa proovid mõtestada elu, et kuidas saada see noor teatrisse. Jah, ühelt poolt võib mõelda, et tuleks nagu rääkida neist nende keeles või neist nende teemadel, aga seda on ka väga keeruline leida, sellepärast et mina, kes ma arvan, et ma olen ikkagi veel noor inimene, hakkan 40 saama, ega ma ei pane ennast tegelikult sama patta nende noortega, ma tegelikult ei saa poolest jutust aru, kui nad rääkima hakkavad, mida nad räägivad. Mis tähendavad need sõnad, mis väljendid, et samas ka võiks mõelda, et kui me nüüd proovime ainult nende keeles teatrit teha, siis see on selline asi, mida võib-olla keegi teine ei suuda jälle lahti haakida või mõtestada, et mis asi see, mis teater see veel on. Et seega, ma arvan, et laias laastus see asi kuidagi jaguneb niimoodi, et kui sa saad sealt konksu otsa kuidagi need inimesed, pakkudes neile, kas siis nende mingit materjali või neile suunatud või nende panusele või nendest lähtuvalt mingid sellised teemad või siis on seal mingisugune kriitiline mass noori, kellele meeldivad juba täiskasvanute lood, siis sa saad selle inimese teatrisse, aga reeglina sa kõiki niikuinii seal ei püüa ega saa isegi võib-olla ühte korda teatrisse, et neil on suuresti võib-olla kohustus klassiga käia, siis sa näed ära. Draamateatris meil on lavastus Luidrik, mis on vanusele selline 10-11+, et sa näed ära seal selline 13-14 aasta, kellele meeldib, kes suudab süveneda ja siis sa näed ära need niimoodi poolenisti unelevad noored. Midagi pole parata, aga see unelev noor ilmselt sel aastal teist korda ei tule teatrisse. Et midagi pole parata, et ega seda väevõimuga sinna ei saa. Ma ei vastanud mitte ühelegi su soovitud asjale nüüd, et mismoodi seda protsessi saada, aga igal juhul, et jah, võiks mõelda edasi, et mis on jällegi, aga mul on tunne, et nii nagu Juhan Ulfsak ütles, et kui Von Krahl avas uuesti noortega hooaja, et teatrit võiks mõtestada iga lavastuse juures uuesti, siis ma arvan, nende noortega on enam-vähem sama asi, et sa iga aasta proovid nagu mõtestada seda noort lahti uuesti, millega ta nüüd tegeleb või mis ta peas toimub või mis on nende valupunktid, et see ongi pagana keeruline. Nii on. Kuidas? Jaanus tahtis veel täiendada või kommentaari? Nii. Tere, Anu olen. Ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et ma arvan, et see noorte teatrisse saamine peaks saama alguse juba väga varasest lapsepõlvest ja lapse vanematest ja kindlasti ka õpetajatest. Et kui laps on harjunud nagu neid laste etendusi vaatamas käima, et siis ta tahes-tahtmata tuleb ka hiljem suurte etendusi vanematega koos vaatama ja lõpuks käib ise seal teatris. Et sealt peaks algama. Täiesti nõus, ma ei tea ühtegi nagu 13 aastast, kes äkki nagu elus pole kunagi teatris käinud, aga täna ma lähen, mind hakkas teater nagu huvitama nipsust. Et selles mõttes jah, see on lihtsalt nagu perekonnas sisse juurdunud asi, ma eeldan. Ma hakkasin ütlema seda, mida Anu ütles. Et ma olen täiesti 100%
seda meelt ja olengi täiesti nõus Anuga, et lasteaiast, mitte koolist, et lasteaia need kõige tavalisemad jänku ja rebane, sealt me saame selle lapse kunagi ja me saame sealt 30-st 1, aga see 1 on juba väga väärtuslik. Et lasteaed ja õpetajad, nemad on need, kellele me tegelikult peaksime rohkem tähelepanu pöörama kui isegi lastele kahjuks, et nemad tooksid need lapsed teatrisse ja sealt tuleb see nii-öelda teatripublik, mille lõpuks noor siis. Aga Jaanus, ma veidi suunan seda noore teatrisse saamise küsimust veidi teisele kohale. Teater Nutrum on uus teater, enam mitte nii väga uus, aga siiski mõned aastad tagasi ei teadnud keegi sellest, et kuidas on ühel uue teatril ka enda publiku leidmisega, kuidas draamateater on juba inimesel on nagu mingi teadlikkus, et oodata ja otsida ja minna sinna kodulehele, aga kuidas käib ühe uue teatri oma publiku leidmine? Ja, aitäh. Mis ma olen tähele pannud, kuidas meie ja ma arvan, ma võin südame rahuga öelda, et me oleme juba leidnud oma publiku. Ma arvan, et see publik ka siin ehkki on juba vast Nuutrumi publik. Ta tuli Nuutrumi podcasti salvastusele, ma loodan mitte ainult et sellepärast, et siin on Tõnis Niinemets. Ei, minu pärast tuleb küll keegi, ma luban seda. Leiab nii, et kui sul on oma enda keel, kui sa pakud kõike kõigile, siis sa justkui ei anna kellelegi mitte midagi. Sul peab olema teatud nägu ja see nägu ei ole mitte bränd, vaid see nägu on, sa tead, et see teater teeb sellise teemalisi või sellise žanrilisi või sellise suunalisi lavastusi. Sa tead, mis sealt võib tulla. Need võivad olla väga eriilmelised, aga sa tead, et tal on teatud enda suund. On see algupära nagu meil, võimalikult palju Eesti materjali ja algupära. See, et meil on üks tugev välisdramaturgia aastas, võib-olla inimesed teavad seda oodata, et Nuutrumil tuleb üks selline tugev välismaterjal ja et me muidu keskendume Eesti materjalidele võimalikult palju tellida just uut Eesti algupära, Eesti näitekirjanikelt. Et kui ühel teater tekib justkui see oma tee, suund, oma teatud nägu, sellega tekibki see teatud nägu ja siis tekib ka sinna taha see publik, kes sind hindab või kes sind tahab uuesti vaatama tulla. Ma loodan, et ma vastasin. Aga veidi veel siit võib-olla laiendada seda meie vestlust nüüd veidi sellise tegija poole peale rohkem, et kui palju tegijaid võib-olla huvitab see, et mida publik asjast arvab ja kui palju tegija üldse tunnetab või saab nagu aimu sellest? Ma küsiks, alustaks Pillerinist jälle, et kui teatri vaataja, et kui palju on tunda, et see läheb, kui arvaja ja mõtestaja, et kui palju on tunda, et see nagu kuidagi jõuab kohale ja seda arvesse võetakse? Sa mõtled nüüd vastukajade mõttes või? No üldse vaatamise mõttes, vastukajade mõttes. Mina küsin nii, kas sinu arust teater arvestab sellega, mida sa näha tahad? Selles mõttes. Ma ei oska öelda nüüd, kas see käib niipidi. Teater on niimoodi meeldivalt eriilmeline, ütleme siis nii, et ju siis erinev publik leiabki üles oma. Ma ei tea. Ma ei oska vist praegu või ei saa päris küsimusel pihta või? Aga ütleme nii, et Tõnis, laval olles sa tajud iga etendus seda publikut, ka siis ütleme, kui tegu ei ole komöödiaga, mille puhul on selge see, et kas ta naerab või ei naera, see nagu vastu võtta, aga ütleme ka draamaetenduse puhul, et kas ja kui palju sa suudad nagu sealt lavalt tajuda seda publiku täna õhtust vastuvõttu? Ikka suudad, et selles mõttes, et jah, nagu sa ütlesid, komöödia puhul on asi selge, et kui sa naerad, kui sa naerab, on kõik väga hästi. Et jaa, tajud kas või selle järgi, mis on lõpus aplaus või üldse ega reeglina kas või draama, ma ei tea ühtegi draamateost,
mille sees poleks terakestki kohta, kus inimene saaks endal ventiili nagu lõdvaks lasta, et saaks korraks mingisuguse naeru sinna sisse teha. Ja need väikesed nüansid seal sees ongi nagu reaktsioonid või no ütleme siis tagasiside sellest, kuidas praegu õhtu läheb. Muidugi õhtud on erinevad, aga reeglina muidugi tajud ära selle, kas publikul läheb korda, kas ta on kohal, kas talle meeldib. Selle tajud ikka ära, jah. Ja see on niisugune, ega reeglina laval olles see publikuga, see on selline läheb, ma ise ei ole üldse selline energeetilise jutu ajaja, aga reeglina see on niisugune energiavahetus. Et kui sa lähed lavalt maha, sa võid olla 3 tundi laval ja meeletult sinna energiat panustada, aga kui saal on sul taga, siis sa tuled maha, sul on rohkem energiat kui lavale minnes. Et kuigi võib mõelda, et issand, ta nüüd vist on väga väsinud. Ei, vastupidi, et sa oled nagu energiat täis. Et selle vahetuse sa tunned laval ära, jah. Kas see läheb korda, kas see on hästi. Aga kui ma lähen korraks selle Jaanuse küsimuse juurde, kuidas, et sa jõudsid selleni, et kas kuidagi laval olija mõtleb selle peale, millist teatrit nüüd vaataja ootab, et siis mina näiteks laval olles ei mõtle selle peale või lavastusprotsessis või prooviprotsessis olles ma ei mõtle selle peale, et millist publikut või millist lavastust nüüd see publik ootab, et kas see stseen võiks neile meeldida, kas see üldse kogu asi võiks meeldida. Et ma arvan, et seal laias laastus aetakse ju kõik oma rida, et küll see, nagu Piller ütles, et igasuguse lavastuse jaoks või igasuguse teatri jaoks on kuskil keegi vaataja olemas. Eestis on väga eriilmelist teatrit, reeglina kui sul ei ole vaatajat, siis sa seda rohkem ei tee. Ja kui sul see vaataja on, siis sa teed seda edasi. Et ma arvan, et see loominguline vabadus ongi see, mis tingib selle, et sa ei pea nii palju mõtlema selle peale, et kas nüüd, kuidas nüüd publik arvab selle peale. Kui sa niimoodi hakkad mõtlema, siis ma arvan, et sa mõtled ennast kinni lihtsalt. Et lõppkokkuvõttes sa üks hetk oled kimbatuses ja mõtled iga stseeni peale eraldi, kas see võiks meeldida, kas see mitte. Ja siis on selline rosolje, et sa lõppkokkuvõttes iga stseen võib olla nagu meeldib kellelegi publikust, aga mitte kokkuvõttes kogu tervik mitte. Aga niisugune juhtum, et tundub nagu, et ebaõiglaselt publik hülgab või ei leia üles mingisugust head lavastust. Kas sellist näidet teil on? Minul on. Minul on. See nii naela peab ihtama kohe. Et meie repertuaarist läks maha just lavastus Orsel Laidoneri ööd. Ja sellega oli fenomen küll, kes jõudis saali. See seisis pärast püsti lausa, plaksutas ja üks teatrijuht isegi tagantreast jooksis lava taha nuttes kallistama. Aga see oligi, kes jõudis saali, väga vähesed jõudsid seda vaatama, nii me võtsime ta praegu repertuaarist maha, tegime aastakese ära. See oli täiesti fenomen, et väga vähe rahvast oli saalis, aga need, kes olid, need kiitsid taevani. Mõne asjaga on niimoodi mõne lavastusega, et üldse elus, et kuskil sa jääd kuhugi vahele. Näiteks see ei pruugi ainult teatris niimoodi, ma lähen tõesti jälle, vabandust, et ma lähen teatri podcastis korraks teemast välja, aga Rakveres on üks kindel nagu maja, kus all ükski ettevõte ei toimi. Midagi pole parata, et ei toimi lihtsalt, sinna on proovitud kõike panna. Sinna sobib ainult silt anda üürile. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Ja sa vaatad, et jälle on, iga kord sa sõidad mööda selle imestusega, et siin on mingi uus pood, aga sa ei lähe kunagi sinna sisse. Ja sa ei osta sealt ka mitte kunagi mitte midagi. Ja siis sa vaatad järgmine kord, et jälle on uus pood. Midagi pole parata, et mingisugused materjalid või mingisugune, ei saagi aru, mis seletamatu miski see on, mis jääb kuskil kellelegi, kas siis kahe silma vahele või et see on samamoodi võiks küsida, et mis pani neid inimesi, kes sinna saali tulid, aga seda piletit ostma, mis oli see, mis neid tõmbas, et reeglina, kui sa ütled, et kõik olid rahul, ongi tihtipeale niimoodi, et mingisuguseid lavastusi keegi ei leia üles, ehk siis nagu see on selles mõttes tänamatu olukord, et tegelikult on sinna panustatud, tegelikult on tehtud väga hea töö, aga millegi pärast lihtsalt ei jõua publikuni. Ei saagi aru, mis see on. Ma oskaks seda vist kommenteerida, et jah, Draamateatris on ka üks lavastus, mis on väga suur töö on sinna pandud, inimesed mängijad väga toredasti,
aga lihtsalt pealkiri peletab inimesi eemale. Ja me jõudsime ka teatri sees pealkirjani tegelikult, arvasime, et see on see väike justkui asi, mis on tegelikult siis nii suur asi, peletas ilmselt ära, aga õnneks ERR võtab selle ülesse, nii et. Nojah, nagu öeldakse ikkagi, et publik hääletab jalgadega, et paratamatult jah. Mõnes mõttes ongi publikul see viimane sõna, et kui tahes hea see lavastus võib olla, aga kui publik seda üles ei leia ja seda ei vaata, siis ikkagi nii ta on. Jah, ja samas ka, kui ma ütlesin enne siin, et ega reeglina lavastusprotsessis sa ei mõtle selle peale, mida publik ootab. Samas ka, kui sul seda publikut ei ole, siis kellele sa seda teed, et mingil määral mingi alateadlik asi seal peab nagu olema või see on mingisugune maitse tunnetuse asi, mida sa siis pakud neile. Jah, et nüüd ma saan rääkida kui ka kolmas amet, ka kui kunstiline juht, kes vastutab teatri repertuaari eest, ongi, et ma ei saa lõpuni mõelda, et ma pean neile meeldima, aga ma loodan, et see meeldib neile. Vaat just selle meeldimise ja ikkagi see on see mingi kindla peale minek, aga samas kui palju peaks ikkagi teater tegelema ka sellega, et võib-olla selle vaataja mingeid piire avardada, seda vaatajat nii-öelda halb sõna, aga kasvatada või kuidagi ma täiesti suhestun, meil on samamoodi. Suunata võib-olla siis. Just, meil on täpselt, ongi selline ka suund, kui ennem rääkisin, tutvustasin, kuidas leida oma publikut justkui, siis see, et oma algupära, uus Eesti dramaturgia, üks kindel välismaine materjal aastas, siis seal on ka kolmas komponent justkui on see, et me iga aasta ühe lavastusega meelega hüppame oma mugavustsoonist välja. Ja me ei eeldagi, et meid peaks hullult vaatama tulema. Võib-olla tullakse seda saalid täis, võib-olla mitte, aga et ta on justkui nihkes meie tavalise nuutrumi kuvandiga. Et see hoiaks meid värskena, hoiaks meie truppi värskena või nii-öelda, me pole oma kindlat truppi, aga meeskonda värskena, teatrit värskena, et me ei sammuks kindlalt nii-öelda tuttavat rada. Me korraks hüppame alati ühe lavastusega justkui nagu kõrvale. Võib-olla see. Jah, katsetamisjulgus on vajalik asi, et kui sa lõpetad teatrikooli näitlejana, siis sa võid mõelda ühelt poolt, et sa justkui oled valmis nüüd näitleja või teatrisse mineja, aga samas ka mina mõtlen, olen kogu aeg mõelnud niimoodi, et jätkuvalt peaks võtma sama kreedo, et sa ei karda eksida. Et vastasel juhul lihtsalt iga sinu eksimus või ma ei tea, vääratus mõjub sulle ikkagi väga rängalt. Et samamoodi teater, et kui sul on tugev repertuaar, siis seal sees sa saad katsetada. Ja see on vajalik, sellepärast et repertuaar olgu eriilmeline. Julgelt võib seal, nii nagu Jaanus ütles, et see peab olema, ampluaa peab olema lai. Ja niimoodi sa meelitad ka tegelikult enda juurde eriilmelist publikut. Ja selles mõttes jah, kasvatad publikut, et seesama, kes sul juba olemas on, kelle maitset sa võib-olla tead, see tuleb vaatama ka võib-olla lavastusi, mis ei ole nendel nii maitse järgi, aga isegi kui talle see ei meeldi, võib-olla ta pärast räägib sellest või arutleb selle teema üle või mõtleb sellele või paneb see mingisuguse ajusagara tal ikkagi tööle. Et ma loodan, et see ei tekita kohe sellist olukorda, et nüüd rohkem mina sinna majja ei lähe. Et meil oli draamas ühe lavastusega niimoodi, kus kaks naist ütlesid etenduse lõpus teineteisele niimoodi, et nüüd on meile jäänud ainult Estonia. Et ühe materjali pealt see hinnang teha, et see on päris karm. Et see on meil selles mõttes sükene tore selline lause, mis meil majas aeg-ajalt ikka kõlab. Kui tuleb mingisugune negatiivne kriitika või arvamus, et siis sa saad öelda, et no jah, nüüd on meil jäänud ainult Estonia. Aga ma pöördun vahepeal ka Pilleriini poole. Just Tõnis mainis siin ka praegu kriitikat. Pillerin, sina ütled või nimetad ennast teatrivaatlejaks. Mulle tundub, et ma ei tea tegelikult, mis põhjus selle taga on. Ma võin oletada, et kas selle taga on ka kuidagi soov ennast nagu sellele tavavaatajaga võib-olla ühele positsioonile asetada rohkem kui kriitiku nimetus seda teeks või lubaks.
no võib-olla, aga võib-olla ka see, et kriitika on justkui hinnangupõhine. Aga see ei ole mulle kas enam huvitav või ei olegi huvitav, et mind huvitab tõlgendamine. Ja ma nagu tahaksin sellepärast olen tahtnud sellest kriitiku sildist lahti lasta. Mulle meeldib seda lauset öelda, et jah, kadunud Toomas Suumann kunagi ütles, et see on eskapistlik, võib-olla natukese vaatleja, aga samas ta tunnustas seda teatrivaatleja sõna, et ma lihtsalt, ma ei taha ennast teatrikriitikuna tunda. Aga kas sulle on oluline lavastusest kirjutades või siis etendusest kirjutades kuidagi sinna kirjutisse panna sisse ka seda, milline see publik tol õhtul oli või kuidagi seda enda vaadet kuidagi laiendada tolle õhtu siis publikule saalis? Ma ei oskagi öelda, ongi nüüd nagu õnnetul kombel olnud nii, et need negatiivsed näited on, eks ole, sisse lipsanud, sest nad on nii eredad või nad rikuvad, eks ole, minu enda elamuse ära selles suhtes. Aga küllap, võib-olla ma teengi seda liiga vähe, aga see on muidugi jah, ikkagi tajutav ja eriti huvitav on see siis, kui sa vaatad lavastust korduvalt, et kuidas see erinevate etenduste publik konkreetset etendust mõjutab, et enda jaoks ma olen seda küll üles tähendanud ja see ikkagi nagu ma ütlen, et see on koostöö selles mõttes lava ja saali vahel, et see on põnev küll jah. See võib-olla lihtsalt ei mahu igasse niimoodi päevalehe kirjutisse ära, aga ma fikseerin seda küll jah. Ma arvan, et eks jääbki eredamalt meelde, kui on mingi selline ennast häiriv olukord. Et samas kui oleks nii tore lugeda, kui on arvustus teatri ja lavastusest ja siis lõpus on kirjas, et ja publik oli suurepärane. See oleks ka samas omaette niisugune vau, kohe niimoodi, et seda oleks väga huvitav lugeda. Aga kas tegija ikkagi kuidagi ootab seda vaataja tagasisidet, seda vaataja võib-olla ka mitte ainult tagasisidet, vaid seda tunnetust, et kuidas vaataja, mis mõtted temal tekkisid, kas tegijal ei ole kuidagi soovi nagu rohkem näha selle tavavaataja sisse? Kui palju seda tagasisidet üldse osaks langeb? Ma arvan, et ikka tegelikult tegija ootab seda tagasisidet, kas või sellepärast, et on ta siis sõnal kriitik või teatrivaatleja, ei oma tähtsust, ta ikkagi tegelikult ootad seda tagasisidet või arvustust ka puhtalt juba sellepärast, et see on üks vorm, kus inimene saab tänapäeval infot, et selline asi üldse toimub. Et see ka kindlasti mingil määral ka siis tekitab sulle publikut lootuses, et see ära ei peleta, et see pigem tekitab seda publikut. Et kui kriitika võib olla ka karm, aga samas ka mõni võib-olla tunneb, et ma lähen siis vaatan ära, mis nii hull asi seal on. Et jah, samamoodi nagu me siin alguses tõime nagu näiteid sellest, et publik võib-olla kõige suurem see publiku selliste tähelepanu võttev on see telefon. Samas ka on sellel telefonil tänapäeval teatri mõttes üks positiivne nähtus. Et see on inimesed, ma olen avastanud seda niimoodi, et inimesed teevad tihti peale, tahavad näidata, et nad on kuskil, kus keegi teine ei saa olla praegu täna õhtul. Et mul on pilet, teil ei ole. Ja siis on kindlasti, seal on see ka, et minge kindlasti vaadake ära. Küll on välja müüdud, aga äkki kuskilt saate. Et igal juhul mina olen kohal ja teeb selle pildi, postitab kuhugi ja see on paratamatult juba reklaam. See on selles mõttes, seda tuleb endale ära kasutada, et see on võimalus lihtsalt ennast hoida teatril või lavastusel ennast ka pildis, et samamoodi on ka kriitika või arvustused või tagasiside see, kuidas hoida ennast siis inimeste jaoks elavana, olevana. Ma olen ka pigem selles paadis, et on tore ikkagi saada tagasisidet, kas on see läbi kriitika või arvustuse, mitte läbi sisu kokkuvõtte igastahes. Aga mis kõige enam mulle kui ka lavastajale siis või kunstilisele juhile, kui otse meilile kirjutatakse või pärast etendust tullakse ütlema vahetult, nii vahetult kui võimalik, kas see on siis kohe või on see järgmisel päeval, aga ei ole see arvustus näiteks ei ilmu 3 nädala pärast, aga see inimene saab tulla kohe või tal tekib see tunne ja ta kirjutab mulle kohe. Need on minu jaoks olnud kõige
ilusamad võib-olla isegi hetked ja kui ma loen seda ja mõtlen, et vau, et sai niimoodi aru, et isegi kui see on negatiivne, et noh, et või vastupidi sellele, mida mina tahtsin öelda, siis ikkagi see on minule nii tore hetk, et mulle võeti see aeg ja mulle kirjutati. Ja mis puudutab neid kirjutusi, need on kõik olnud siiamaani õnneks positiivsed. Ja kui tullakse pärast etendust, eriti pärast suvelavastuse juurde ja täiesti võõras inimene, ma tänan sind südamest. No, et sellised hetked või siis, et mul on ka sihuke kogemus on, see räägib oma sellise loo, et kuidas ta suhestus sellesse lavastusse läbi selle, et temal või tema emal või kellelgi teisel oli selline samasugune situatsioon või kogemus. Et need on minu jaoks sellised väga mõnusad vahetud hetked ja vahetu tagasiside. Just, et mul on hea meel, et tõesti võib-olla kui me alustasime seda vestlust natukene selliste kriitilisemate toonidega või kuidagi murenootidega, et siis tegelikult siin lõpus ikkagi tulid välja tõesti need, mille eest olla publikule tänulik ja kuidagi, et võib-olla veel, kui midagi jäi veel nagu südamele, mida tahaks öelda kuidagi selle publiku kiituseks või selle publiku nagu tunnustamiseks või lihtsalt mingi tore väike ere mälestus või näide, siis. Ega ongi tegelikult laias laastus kokkuvõte on ju see, et minupoolne vähemalt on see, et tegelikult on Eestis teatripublikuga laias laastus kõik väga hästi. Et see juba, et inimesed käivad niivõrd palju teatris, jah, ma saan aru, ja see ei tähenda, et iga Eesti inimene käib teatris, aga see tähendab seda, et seis on väga hea ja eriti seda on tore vaadata sellepärast, et 5 aastat tagasi, kui kõik kultuur oli kinni, suletud, siis teater justkui oli esimene, ma ei tea, võib-olla teen liiga kuidagi oma arvamusega, aga mulle tundub, et teater sai kõige kiiremini ennast tagasi nagu selle ree peale. Ja tegelikult on, ma arvan, suuresti võib-olla paremas kohas kohati, kui enne seda koroonat oli. Et see inimesed nagu usaldavad Eesti teatrit ja teatris käimine on, ma ei tea, normaalne nähtus, mis võikski olla normaalne nähtus. Ja kui me räägime siin korraks ka sellest, et kuidas seda inimest siis sinna teatri juurde meelitada, kas või seda noort, et üks asi on see, et jah, neid lapsi sinna teatrisse viia. Teiseks on see ka, et ma arvan, need lapsed, kes kodus nagu loevad raamatuid, need ka on palju rohkem kuidagi lihtsamini leiab tee sinna teatri juurde. Et ma arvan, et selline lihtsalt silmaringi laiendusena on teater täiesti ideaalne koht. Ma mõtlen, et öeldakse väga tihti või oleme kuulnud seda, et teatris kõige olulisem on näitleja. Aga kellele sa siis näitad ja näitled? Et võib-olla teatris üks olulisemaid asju on publik. Kellele me seda siis teeme, mida me kõik koos seal küpsetame. Et, või on nad võrdsel kohal vähemalt. Et me kindlasti ei saa publikut alahinnata, alavääristada ega kuidagi näitlejast või teatrist allapoole, nii-öelda ülevalt allapoole vaadata. No jah, et see on ikkagi kohtumispaik, et vaat kui me räägime, et on väga palju kapseldumist ja selles kuskil virtuaalmaailmas elamist ja suhtlemisraskusi, siis teater võiks ju olla üks niisugune elus kohtumispaik mõttekaaslaste vahel. Just, me võiksime, kui me sinna saalis kõik kokku saame, olla võrdsed, aga teatud reeglites, mis kehtivad nii meile kui teile. Kui 2005. aastal ma esimest korda käisin Draamafestivalil, siis kell 6:30 hommikul Lutsu teatrimaja juures omal vahel vaidlesid üks näitleja ja üks valgustaja, ma ei hakka nimesi nimetama, et kumb on teatris tähtsam. See oli väga tore vestlus, et näitleja oli kindlalt veendunud, tulles ise ka näitlejate perekonnast, et ta on täiesti kõige tähtsamal kohal. Ja valgustaja ütles, et Jumal ei öelnud, et saagu näitleja. Ta ütles, et saagu valgus. Seega, ja ma olen nõus, näitleja kindlasti ei ole teatris kõige tähtsam. Et tegelikult selles mõttes on see selles mõttes jah, kohtumispaik, et nii näitleja publiku kui ka tegelikult ma arvan, et seda teatrikultuuri ja kõike seda kannavad ka kõik need teised inimesed, kes seal ümberringi on, et jah, lavalt avaneb üks pilt ja saalis teine on ju, aga tegelikult see ongi selline kohtumispaik või sellise
õhtu ühise siukse mulli loomine, et mis see mull võiks veel kesta ja kanda veel ka pärast seda teatrietendust. Aga jah, ma arvan, et tõesti meil tegelikult on publikuga Eestis väga hästi ja nagu ma alustasin, et kes on see minu arust see teatrivaataja, siis ta on selline teadlik, maailmast huvitatud inimene. Ehkki need on tõesti olnud väga ilusad juba nagu sellised kokkuvõtvad lõpetussõnad, siis ma ei taha magada maha veel seda võimalust, et pöörduda. Et algab teine vaatus. Et pöörduda korra veel meie publiku poole ja anda hetkeks veel võimalus. Just nii, kohe tulen. Kommentaaris nii palju, et kui valgust ei ole, on kuulda meil. Jaa. Aitäh, mina olen Mari. Ja hästi sageda teatrikülastajana ma pean kindlasti ütlema seda, et lisaks siis sellele valgustaja ja teatrinäitleja vaidlusele kolmandana ikkagi nii-öelda vaatajana, et teatriteadlaste seas on selline ütlemine, et kui näitleja on laval, siis see ei ole teater. Siis kui üks inimene istub saalis, siis see on teater. Ja ma ei tea, kuidas nende valgustajatega siis saab. Ta kas on või ei ole. Ja, aga samas ka ma ütleks, et selliste teatrikultuuri või kui me siin rääkisime ennist, ma lihtsalt korraks hüppan tagasi mingisuguse varasema teema juurde, et kui me rääkisime ennist siin sellest teatris käitumisest ja kõigest sellest, tegelikult seda loob ka need inimesed, kes võtavad esimesena publiku vastu sinna majja, et kuidas nad vastu võtavad, mis on see koht, missuguse sellis mõttes nagu sellised, nad seal teekonna alguses on, inimene tuleb majja sisse, mismoodi teda juhatatakse sinna majja, mismoodi seal majas üleüldine selline, ma ei tea, atmosfääriline või käitumuslik või selles mõttes selline õhustikulik, miks iganes õhustik on, et mismoodi seda inimest sinna siis nagu sinna õhtusse juhatatakse, et see on ka minust ääretult oluline. Teater algab garderoobist. Just. Kas veel keegi sooviks midagi, omi mõtteid võib-olla jagada või midagi küsida? Tere, ma olen Kristin. Enne ma jäin rongist maha, aga kui me rääkisime noortest ja teatrisse toomisest ja õpetajatest, siis mul tuli enda teismeajast meelde teatri ja õpetajate koostöö, kus ma ei tea, äkki see oli aastal 2010 võin mööda panna, aga VAT-teater tegi, võib-olla ta teeb praegu ka, aga siis olin mina teismeline. Nad tegid sihukest etendust, et kas sulle meeldib porno ja selle etenduse raames pakkusid näitlejad võimalust tulla ka nagu klassidesse, tegema töötuba õpilastega ja mul oli väga vahva klassijuhataja koolis, kes tegi näiteringi, teeb siiamaani, viib Eesti noori üle maailma ja ka oma klassi on alati, kunagi kui mina koolis käisin, viis väga palju teatrisse ja tema tõi meieni ka siis nagu sellisel kujul teatrit. Ja minu meelest nendel kordadel isegi need õpilased, kes nagu üldse tähele ei pannud, võib-olla teatris väga raske oli nende tähelepanu saada, siis sellise koostöö peale see muutis midagi ja meie klassijuhataja viis meid, ma arvan, kord siis 3 kuu jooksul teatrisse, viis Linnateatrisse, Draamateatrisse, käis meiega üle Eesti, seisis järjekordades siis, kui oli suur piletimüük, tegi kõike ja me nägime igasugust teatrit ja minu meelest see muutis midagi selle 5 aasta jooksul, mis me temaga koos olime, et õpetajatele väga-väga suur aitäh, kes seda teevad ja teatrid, kes teevad koostööd õpetajatega ja loovad selle dialoogi. Ma arvan, et see on midagi väga erilist, et kõik õpetajad peale tunde töö ja ka näitlejatele võib-olla või lavastajatele lisaks, mis sa käid seal klassijuhataja tunni ajal rääkimas või lähed, teed mingit töötuba. Jah, me jõudsime ikkagi sinna, et õpetajad on need noore publiku teerajajad, eriti need, kes on eriti entukad. Ja kui sa pakud õpetajale
selle väljundi või selle maiuspala, siis ta võtab selle lapse sinna kaasa ja proovib talle seda näidata ja talle seda tutvustada. Nii teatrit kui seda lavastust, kui seda teemat. On see muusikaga seotud, on see ajalooga seotud, millega iganes. Ja tänapäeval on hästi palju ju koolis selliseid, ma ei tea, tunni osasid või isegi õppeprogrammis sees olevaid siis aktsioone, et kutsuda keegi eluala esindaja endale kooli rääkima. Ja näitlejad, ma arvan, kutsutakse päris üksjagu. Ma küll olen saanud neid kutseid ja proovin alati võimalusel minna. Et see on hea võimalus, kuidas tutvustada seda tööd, rääkida ja ongi nagu tekitada neist, ka ma ei saa öelda, et neile peab teater meeldima, aga tekitada neis huvi teatri vastu. Ja kui sa käid teatris, ja küll, kui sa seal, ükskõik kui tihedalt või sa seal ei käi, ma mõtlen seda, et nende õpetajate eesmärk võiks olla ka tegelikult tekitada selles noores inimeses ju analüüsivõime, et ta oskab pärast arutleda seda, mida ta nägi. Kas talle siis teater meeldib või mitte, see selleks, aga tegelikult on lihtsalt üks arutlev inimene. Ja küll ta üks, et siis nagu selle, kui ta on juba arutlev inimene, küll ta üks, et siis oma selle kultuuri leiab, on see siis teater või miski muu. Jah, ja viimasel ajal ju väga palju räägitakse sellest ohumärgist, et kujundi taju hakkab inimestel ära kaduma. Et teater on ka see kants, mis õpetab või aitab kujundeid lugeda, et see taju ära ei kaoks. Et see on ka väga oluline. Ja meil on tegelikult ju terve põlvkond, ma arvan, noori, kes tegelikult analoogtelevisiooni ei vaata, kes pole iial vaadanud näiteks AK-d. Ma sellepärast ma tunnengi ennast väga vanana, et ma seda iga õhtu teen millegi pärast ja mul tundub, et nendel noortel on tegelikult ka see teater üks selline mingil määral ka infosaamiskoht, et võib-olla nad saavad teada mingitest inimestest või lugudest, mida nad tegelikult koolis ei läbi ja YouTube'i televisioonis nad seda ka teada ei saa või kus iganes nad seda infot vaatavad. Et teatri on tegelikult funktsioone kui väga palju selle noore inimese jaoks. Ma tuleks ühe asja juurde, ma ei taha negatiivselt. Me peame andma mikrofoni, muidu see jää pärast kuulda. Äkki keegi veel ikkagi positiivselt lõpetab, aga ma ikkagi tooks selle lasteaia teema korraks. Et jube hea oleks lasteaias, teil oli üks teema see ka. Aga väga paljud lapsed, võin tunnistada, on just sellega ära ehmatatud, sest millegi pärast arvatakse, et lasteaias peab olema kas mask või punane nina ja hästi kõvasti ja niukese, tegema nagu pulli lastega ja kardinaalselt on mul mõni tuttav poiss, kes ei ole nõus mitte kunagi enam teatrisse minema, sellepärast, et neid on lasteaias sellega on niimoodi ehmatatud, et see on ka väga ohtlik teema lihtsalt, et kuna sellest oli jutt, aga ma õpetajate suhtes olen ka väga positiivne. Lasteaia lastele tuleb pakkuda õpetlikku lavastust. Vähemalt meie oleme selle eesmärgi suuna võtnud, kui me oleme teinud ala jõululavastuse, siis me rääkisime neile tegelikult Kreutzwaldist läbi laulude, tantsude ja draama. Me jutustasime lahti justkui eepose, noor Kreutzwald jooksis meil seal laval ringi, aga see oli jõululavastus. See on võimalik, et kui vähegi see teatrit seda saavad teha, siis tegelikult need lastelavastused just lasteaia lastele peavad olema ikkagi esiteks lühikesed ja teiseks õpetlikud. Mina olen ka mänginud mõneski lastelavastuses ja minu taju oli see, et kõige lahedam endale, ma oskan rääkida näitleja seisukohast, kõige lahedam endale oli mängida lastelavastuses, kus sul oli ühe teksti sees midagi lapsele ja midagi seal teksti vahel täiskasvanule. Ja see täiskasvanu sai sealt naersid hoopis teisi asju. Need lapsed naersid hoopis teisi asju ja täiskasvanu mõtles, seda asja ma tulen uuesti vaatama. Ja tänu sellele ta võttis ka oma lapse kaasa, sest imelik oli minna ilma lapseta seda laste lavastust vaatama. Ja me mängisime seda 90 korda suure kahetsusega pidime üks hetk nagu ära lõpetama, selle järjekord oli ukse taga, aga seda oli kõige kihvtim mängida. Et sul on ridade vahele peidetud hoopis teisi asju täiskasvanule ja ka sellist teatrit on tegelikult lahe teha, lahe vaadata ja lapsed said seal täiesti oma elamuse seega nagu, et ma loodan, et
ka sellist teatrit, nagu ma räägin laias laastus, aga sellist asja võiks rohkem olla. See lavastus oli Kummitee, mängisime Von Krahlis laste lavastust. Et seda oli tõeline lust teha. Aga mulle tundus, et nendest viimasest 2 kommentaarist või mõttest tegelikult see märksõna, mis jäi pinnale, oligi ikkagi see võib-olla koostöö või see teineteise tajumine. Ja ma arvan, et selle vestluse lõpetuseks ma tahaksingi soovida või loota, et on sellist teineteise mõistmist ja teineteise tajumist teatritegijatel publiku suunas ja vastupidi publikul ka teatritegijate suunas seda austust ja lugupidamist. Aga igal juhul ma tänan väga. Ma tänan teid, kes te täna tulite siia vestlema ja ma tänan meie publikut, nii et ilusaid ja inspireerivaid teatriskäike teile. Aitäh. Aitäh. Aitäh.